tere hommikust! Kell on lõuna ja ma ei maganud kella 4 minu üle, mul on väga hea meel. Ma rääkisin just oma Slaavikuga, Liiliaga, kes on Šveitsis ja et Liilia, me täiega igatseme sind. Ja mul on täna plaanis minna oma Epsile külla Otepääle, ma hakkan sõitma kohe, kui minu eelne video lõpetab üles laadimise, mida ta on teinud juba, mulle tundub viimased 25 aastat. Siis ma saan kokku oma sõbra Maikoga. Ja ega siuke tavaline ordinary day. Jau, ilusat päeva. Otepääle, lähme nüüd. Tšampi! Jaa. Sina olid siis sõidudes. Ma sõitsin 50 kilomeetrit. Tšau! Tšau! Kas lähme sööma? Jaa, kus me sööma lähme? Ugandisse. Kui palju sa juba mu videosid oled vaatanud? Ma olen kõik ära vaatanud ja nad on üliarmsad. Nii armsad. Nii tore, väga hea, siis sa saad pärast rääkida, kui tore tütar ma olen. Ongi. Eriti armas. Aga lähme siis. Lähme, tšau. Ma olen nii vormist väljas, et ma lükkasin veits lund ja nüüd on mingi praegu oleks maratoni jooksnud. Aga ma saan nüüd Maikoga korraks kokku. Siis ma hakkan Tartusse tagasi sõitma, sest ma tahaksin veidikene veel koristada enne kui Adam tuleb ja siis meil on täna ju date night. Et me peame mõtlema üldse, mis me teeme. Ma enne just rääkisin ise endaga ja siis mõtlesin huvitav, kas sa lubad kutsuda ennast doktoriks või? Ei. Tšau! Joo, mun ambatus on natuke ära filmi. Õnneks inimesed ei tunne seda lõhne. Okei, lähme sõitma. Viskasin Maiko just koju ja hakkan Tartusse sõitma ja ma lähen käin korraks ühes restoranis nimega Chez Andres, sest et mul on varsti seal üks esinemine ja siis ma saan selle koha omanikuga täna kokku. Läks täiega toredalt. See omanik ja see peakokk on nii vahva. Meil on 21. märtsil seal esinemine Allaniga ja seal toimub 6-käiguline prantsuse õhtusööt, mis tundub nii isuäratav ja vahva. Nüüd ma just rääkisin Adamiga, ma lähen võtan ta 15 mintsa pärast peale, käin poes ja siis algab meie mitte midagi tegemise õhtus. Hello! Kuidas su tööpäev läks? Hästi. Kui kaua ma ootasin? Tund. Nüüd liialdasid sina, ma ootasin 40 minutit tegelikult. Mis me tegema hakkame nüüd? Lähme koju. Tere õhtust! Kätte on jõudnud aeg selgitada välja, kes see laulab köögis. Ja täna meie üritame teada saada, kas veisehakliha kotletid koos kartulipüreega meie köögis laulavad. Nii et alustame! Need roosid, mis leidsin mu sülest, ma korjasin